Ahoo, armsad kaasrändurid, mina olen Niida ja täna siis vaatame tarodega perioodi energiaid alates kuu loomisest kaksikutes 18. juunil kuni täiskuuni täiskuuni, mis luuakse siis 3. ja vaatame siis kuni 2. juulini ja siis 3. jälle teen uue lugemise. Et selliste 2-nädalaste loomistsüklite kaupa üldiste märksõnadega siis praegune on siis loomistsükkel, kasvatamise tsükkel kuu loomisest kuni täiskuuni ja siis täiskuust kuni siis kuu loomiseni on jälle selline üldiselt kahanemise tsükkel, ärakaotamise tsükkel, puhastamise tsükkel. Aga täna siis kasvatamise teema ja alustan siis taas üldiste energiatega. Ja esimesena siis tahab meiega kõneleda selline saamise ja andmise kaart, müntide kuus ja see on, ütleb klassikaliselt seda, et mida sa välja annad, seda sa ka saad. Mida sa kiirgad, mida sa sisaldad, seda maailm sulle peegeldab. Ruunidest vastaks sellele siis keeboruun, et see on see, et saamine ja andmine on alati tasakaalus, sellest ei ole võimalik kõrvale viilida või kuidagi ära nihverdada ennast. Ja kui sa tahad ikkagi elus midagi kogeda, sa tahad sellel loomise perioodil midagi kogeda, siis hakka seda endast välja andma, hakka seda looma, hakka seda maailmale andma ja maailmale ei jää muud üle, kui seda sul tagasi peegeldada. Et ta on ka selline vastutuse võtmine tuleb mulle siin, kuna see on selline müntide kaart, et kõige eest, mis füüsiliselt sinu elus eksisteerib, võtta vastutus, aru saada, et kõik, mida sa täna koged, selle sa oled oma varasemate tegudega, mõtetega, energiaga, valikutega loonud ja võtta siis nagu selline täisvastutus selle eest, et tõepoolest, et kui sa täna koged midagi sellist, mis sulle ei meeldi, mida sa kogeda ei taha, siis vaata tee minevikku see korraks regressioon, vaata korraks sinna, et millised olid need valikud, millega sa selle tänase reaalsuse lõid. Üldiselt on see selline helge, positiivne, julgustav kaart, ütleb, et kõik võtmed on sinu enda käes, et loo sellist reaalsust, nagu sa tahad. Ja mulle meeldib ka see, et see kaart, tal ei ole seal minu jaoks sellist pööratud tähendust siin selles pakis, et ta on mõlemat pidi, on ta täpselt samamoodi sarnane, täpselt samamoodi nagu ka keeboruuni, mis näeb siis välja selline nagu X, et ta ükskõik mis pidi sa teda siis keerad, ta jääb ikka samaks. Saamine ja andmine on alati tasakaalus. Seda võib ka iseloomustada sõnaga karma. Karma ei ole midagi negatiivset. Mingi pärast hästi paljud kasutavad seda negatiivses tähenduses, et siis nad mõtlevad karma peale, kui midagi läheb halvasti või nad kogevad parajasti kannatust, aga karma tegelikult on neutraalne selles mõttes, et karma on lihtsalt meie tegude, meie mõtete, meie valikute tagajärg ja me võime luua nii head karmat kui ka siis karmat, mida me kogeme halvana ja praegusest hetkest alates lihtsalt sa võid tuua sellele teadlikkuse ja siis saada aru, et sa ise lood kõike, mida sa koged. Ja avada ka endast sellist nagu vastuvõtlikkust, et see saamise ja andmise tsükkel käib nagu lõpmatuseni on ju, et kui sa oled ka selles mingis kohas, nagu, kus sa ei oska vastu võtta, avada oma siis südant või käsi või kodu või mis iganes on ju, et siis on väga raske sellel imel, sellel maagial, sellel kingitusel sinuni tulla, nii et vaata need kohad üle, et
millega sa ise siis blokeerid seda vastuvõtmist oma elus. Et võib-olla see, mida sa väga ootad, soovid, püüad luua, see ei saa sinuni tulla, siis lihtsalt vaata sügavalt endasse, mõtiskle, mis on need kohad, kus sa ise kus sa tegelikult sama palju kardad kui loodad. Sest meil on hästi sageli on kuidagi see, et need kohad, mida me kõige rohkem soovime ja loodame ja millest me unistame, seal on meil ka kõige suuremad tuumhaavad, hirmud ja me ise oleme need, kes on meil endal tee peal ees. Et ava julgelt seda saamise ja andmise voogu, anna ja võta vastu ja loo seeläbi siis küllust. Teine kaart, mis siis tahab kõneleda siin üldiste energiate all, on mõõkade kuninganna. Ja mõõkade kuninganna energia on või mõõkade sellise targa, täpse, otsustava ja väga targalt, intuitiivselt eristava siis Jumala ja Jumalanna energia on tegelikult väga tugevalt õhus ja mida see siis, miks ta on ilmselt siin peaaegu igas ladumises välja tulemas, on see, et hiljuti avastatud siis, või ütleme niimoodi, et mitte väga ammu avastatud planeet, väga kauge planeet Sedna, kes on ühtlasi ka vähimärgi kõrgem valitseja, on eile siis vahetanud oma märki ja liikunud sõnnist, mis on kõige stabiilsem, kõige kindlam, kõige stoilisem, kõige materiaalsem märk on liikunud siis kaksikutesse, mis on kõige sellisem vitaalsem, liikuvam, mis valitseb mõtet, ideid, sellist hästi välkkiiret reageerimist. Ja selleks, et me saaksime siis selles infoajastul tõepoolest, kus nagu informatsiooni on nagu tohutult palju. Vanasti me pigem otsisime seda infot, vaatasime, ma ei tea, Vremjat või Aktuaalset Kaamerat või lugesime ajalehti, et saada informatsiooni. Meile tundus, et meil on infot vähe, et meil on vaja infot juurde hankida. Ja nüüd me oleme täiesti teistsuguses olukorras siin kaksikute ajas, et info üleküllus on, et pigem näiteks mina tunnen, et kuidas saada seda info hulka vähendada. Ma olen kõik teavitused oma telefonis maha võtnud, sellepärast ma võib-olla ka kohe ei reageeri teie meilidele või sõnumitele, et mul telefon ei tee ühtegi piuksu. Et ma ise reguleerin seda aega siis, millal ma vaatan, millal ma võtan selle aja, ja siis ma olen täielikus kohalolus ja pühendun kõigile kirjadele ja vastuste andmisele maksimaalses kohalolus. Aga üldjuhul ma ammuilma olen kõik igasuguse meedia, televiisorid, 10 aastat tagasi, raadiod, televiisorid, kõik ajalehed, kõik püüdnud minimeerida selle informatsiooni ja hästi oluliseks saabki see eristamise võime, see enda mõõga hästi teravaks, vahedaks, teemant teravaks ihumine, et selles meeletus infotulvas siis orienteeruda, leida üles see, mis meile päriselt vajalik on, sest ei ole enam mõeldav, et me loeme kogu interneti läbi ja siis otsustame, et mis sealt on õige või vale. Me peame kasutama hoopis teistsuguseid vaimseid tehnoloogiaid, et jätta kohe nagu sabakondi tunde puhul kõrvale see info, mida me ei vaja, mis mitte kuidagi meid edasi ei aita, vastupidi lihtsalt koormab ja ajab segadusse. Et see ongi selline hästi kuninglik, kuningannalik eristamisvõime siis, et me teame tegelikult kohe, millist raamatut meil on vaja lugeda, keda meil on vaja kuulata, kellega meil on vaja kohtuda, võib-olla mõni podcast, mida meil on vaja kuulata, mõni kaardikanaldus võib-olla, milles on meie jaoks mingi iva ja kui see ei ole sinu jaoks, siis nagu jäta kohe kõrvale, mine liigu edasi, vali see, mille sa tunned ära, mis on sinu eesmärkidega, sinu hingeteega, sinu vajadustega paremas resonantsis. Ja selleks siis just nagu on vaja hästi vahedaks siis selline
kolmanda silma mõõk, mis on joondumuses siis südamega, päiksepõimikuga, mille pealt me tegutseme, emakaga, teise tšakraga, meie loomisruumiga, juurtšakraga, üldse meie karmaga, miks me oleme siia tulnud, et joondumuses siis sellega võtta vastu see õige informatsioon välkkiirelt ja tegutseda hästi intuitiivselt siis, et see ei ole selline aeglane info läbitöötamine ja siis kaalutlemine, vaid selline välkkiire nagu teemantlaser otsustamine. Ja viimane kaart tuleb, tagurpidi tuleb müntide poiss ja tema siis, müntide poiss siis minu jaoks siin praegu selles ladumises räägib sellisest kergest nagu materiaalse maailma mängudest, et ostan uue, ma ei tea, telefoni ja lähen kuskile klubisse tantsima ja hangin endale vidinaid, mis mu võib-olla kohati hingetühjust lihtsalt vaigistavad, uue, ma ei tea, sõiduvahendi, uued riided, ostan uut kosmeetikat, kõik see sihuke materiaalse maailma selline natuke ebaküpse energia veel, on ju. Et see on okei, et me mingis sellises nagu ülemineku eas, nagu ma ei ütle isegi vanuse mõttes, aga vaimselt, kui me oleme lapsed tahavad mänguasju, on ju. Küps täiskasvanu pigem otsib eneseteostust, millestki muust, tahab midagi ära teha, otsib oma hingesihti, oma elamise mõtet, miks ta on siia kehastunud. Aga kui me veel oleme selles lapselikus, poisikeselikus, plikalikus energias, see tuleb tagurpidi see kaart ja ütleb seega, et selleks ei ole praegu enam õige aeg, et kui sa veel mängid neid asjade mänge, neid siukeseid meelelahutuse mänge, siis nüüd on aeg tõsisemaks muutuda, kasvada suureks, pigem leida endasse otsustav, siis ta on küll kuninganna, aga vahet pole, et ta võib olla ka selline, ka mehed kannavad kõik naisenergiat, on ju. Et pigem on aeg liikuda sinna sellises fokusseeritud, heas mõttes küpsesse naiselikkusesse, küpsesse mehelikkusesse, sellest poisist siis, poisikesest, mängivast poisikesest, küpse vastutava kuninga ja kuninganna poole. Ja kui veel tõmmati siis paralleel Sednaga, siis sõnniajast oli hästi materialistlik. Me tahtsime autosid, me tahtsime maju, uut telefonimudelit, maad osta, SKP-d ja SKT-d suurendada ja see oligi, pangad, kindlustused, kõik see energia oligi sellele sõnniperioodile omane. Aga nüüd ütleb et need asjade mängud on aeg ära lõpetada, et see enam ei tööta uuel perioodil. Liigume edasi siis külluse võtmete juurde ja esimesena tuleb välja päikesekaart. Päike ise on juba küllus, ta on Taros õnnistuskaart. Ta on see, mis tõesti toidab elu, energiat, annab meile tegelikult kõik selle, mis meil on vajalik. Lihtsalt see kaart ütleb, et tee oma süda lahti ja päriselt vaata selle nagu päikse poole, selle poole, mis su elus on juba kõik olemas, mis on täna siin praegu su ümber. Kas sul on kodu, kas sul on lähedased inimesed, kas sul on täna süüa, kas su keha praegu liigub, on vitaalne. Vaata, otsi üles need kohad, mis juba on kõik külluslikud ja vii kogu oma tähelepanu siis sellele päikse poolele, sellele heledale poolele, too oma tähelepanu täielikult ära sealt, mis on puudu, sellepärast, et kui su tähelepanu on seal, mis sul on puudu, siis sa lood kogu aeg seda juurde. Kui sa võitled sõja vastu, siis sa lood sõda. Kui sa võitled haiguse vastu, siis sa lood haigust. Kui sa võitled naabri vastu, siis vaene naaber ei saa muud teha, kui ainult sulle siis
ma ei tea, prügi üle aia visata ja mõtlen nende, ma ei tea, kes need olid seal, need Piibeleht ja Vestman või Pearu ja Andres, et kui sa võitled naabri vastu, metafoorselt naabri siis tema ei saa midagi muud teha, kui vastu võidelda, peegeldada sulle seda võitlust sinu sees, et mis iganes asjaga sa oled siis jännis, keera nüüd see teistpidi, see puudusteadvus ja tee oma süda lahti, kogu oma kehakeel, siruta need käed sinna üles, sinna päikese poole, oma süda sinna päikese poole ja vaata nagu missugust küllust elu pakub, kui soe on, kuidas päike hommikul tõuseb, kuidas linnud laulavad, kuidas siilipojad aias ringi vudivad, kuidas kõik on õites, kuidas on looduses kõige ilusam tärkamise, pakatamise aeg. Et võta endale kohe, tee selline ülesanne märgata, ma ei tea, tahaks öelda 100 asja päevas, et kui sa oled sügavas puuduses, siis võta märkmik ja kirjuta üles kohe täna 100 asja, mis on hästi, mis on külluslik, mis on päikseline, mis on rõõmustav, millest su süda saab rõõmu tunda. Ja järgmiseks siis tuleb see on jälle see eristamise energia selline, see on nüüd mõõkade äss, on ju, ja kui eelmine oli kuninganna energia, siis see on nagu meie naisenergia, aga ässad minu jaoks räägivad looja kingitusest. Need on selline energia, mille nimel me ei pea otseselt vaeva nägema ega pingutama otseselt, et see justkui on lihtsalt väliselt tulev selline energia ja siin samamoodi vaadake, et ta on hästi sellises meditatiivses seisus, ta ei hangi informatsiooni, ei rapsi, ei loe, ei kogu mitte midagi, et ta on pigem sellises sügavas meditatiivses seisundis ja lihtsalt see ma ei tea, käbinääre kiirgab, on looja tarkusega, looja võimekusega ühenduses ja laeb sealt alla kogu selle vajaliku informatsiooni, kogu selle teabe, mida me vajame, et orienteeruda siis hästi kergesti, kiiresti pingutuse vabalt selles infotulvas ja saada aru, mis on meie jaoks õige, mis on vale, mis on vajalik, mis on ebavajalik. Heita kohe korra pealt kõrvale kõik, mis meid koormab, mis on selline vana, kuhu me takerdume, mis on meie ahelad, et hästi puhas eristamise võime, et see on sellel perioodil, see on siis tegelikult järgmine 50 aastat, nii et ma arvan, et see kehtib mingis mõttes enamus meist kuulajatest meie elu lõpuni. Võib-olla siin on, kui mul on nooremaid kuulajaid, siis muidugi ma ei unustage see lause ära, on ju. Aga ikkagi ta hästi suurt perioodi meie elus järgmise 50 aasta jooksul mõjutab see energia, see täpselt see inforuumis välkkiire orienteerumine. Toon näite, on ju, et mingil hetkel ilmselgelt on meil vaja aru saada, on ju, et kas me räägime tehisintellektiga või meile vastab elus ja hingestatud inimene, on ju. Et mina siin arvan, et mind praegu tehisintellekt veel asendada ei saa, sellepärast, et ma räägin südame ja hinge tasandilt ja proovin elada südame ja hinge tasandilt ja looja ühenduses. Aga kes teab, et võib-olla tehisintellekt õpib ka ja siis meil ongi vaja seda hästi välja arendatud eristamisvõimet, enda see mõõk nagu nii teravaks, teemant teravaks häälestada, see välja timmida täielikult, see teemant laser, see looja ühendus, mis ütleb meile, mis on õige meie jaoks ja mis on vale, et kus me oleme oma hingetee poole minemas ja kus me oleme teelt eksinud ja kus meil on tegemist autentse infoga ja kus on täielik võlts ja pettus, et see eristamise vastutus lasub täielikult meil endal ja seda siis tuleks selle perioodi jooksul arendada. Ja selle arendamine on ka soodustatud, ehk siis äss ütlebki selle info, et looja soosib praegu selle enda siis ülipeene eristamisvõime välja arendamist.
siis toob see teema külluse mõttes ka sellist tunnustust. Midagi on ära tehtud, midagi suurt on korda saadetud ja meil on oodata, siis minu arust oli eelmises ladumises ka see kaart väljas ja see periood siis kestab, et see küllus tuleb meile tähelepanu, tunnustussõnade, märkamise näol. Meie tegevus saab märgatud, saab tunnustatud, inimesed väljendavad seda, et see, mis me teeme, on neile oluline. Nad saavad sellest mingil moel tuge ja meile siis mõnes mõttes riputatakse siis, kui me oleme siin nii-öelda südame, see on natuke sarnane energia, ma näitan siin ta on ka niimoodi südame looja poole sirutanud sinna päiksevalguse poole ja siin on samamoodi, see süda on avali looja poole, sealt see looja valgus, vaimuvalgus, et kui me selles energias oleme tegutsenud, siis meile riputatakse energeetiliselt see loorberi-pärg kaela, see võidupärg, ehk siis me saame, kui me oleme tõepoolest sellel südameteel, looja poole teel olnud, siis meid saadab tunnustus, heakskiit, inimesed ütlevad, et see, mis me teeme, on oluline, et me saame neid peegeldusi. See on siis see küllus nagu energeetilises mõttes siis eelkõige. Ja ka viimane kaart külluses räägib siis energeetilisest küllusest ja see on siis meil selline kodu, perekonna, lähedaste suhete küllus ja ta on jälle sauade kaart, et see on selline, kus me tunneme end vastuvõetuna, need sellised sõpruskonnad, lähisuhted, perekond, paarisuhted, suhted lastega, suhted vanematega, et see on see külluse koht siis, mida me saame sellel perioodil tõenäoliselt kogeda ja samamoodi siis mäletate, kui ma rääkisin üldistes energiatest, sellest saamisest ja andmisest, ehk siis kui me tahame seda kogeda ja suurendada seda küllust oma elus, siis hakake andma, vaadake oma lähedaste inimeste poole, mida me saame neile anda, mida nad päriselt vajavad, on ju. Et sageli me räägime armastuse keeles teineteisest mööda, et me lähtume sellest, et tee teistele seda, mida sa tahad, et neile tehakse ja teatud mõttes on see õige, aga näiteks selles mõttes, et me tahaksime ju, et teised annaksid meile seda, mida meie päriselt tahame või mida me päriselt vajame. Ja samamoodi siis ärgem minge pimesi andma teistele seda, mida meie tahaksime, vaid võtke aeg tunnetada, kuulata, mis on nende teie lähedaste inimeste armastuse keel, mida nad vajavad, et kes vajab rohkem vabadust, kes vajab rohkem lähedal hoidmist, kes vajab head õhtusööki või süledaid punaseid roose või kes vajab hoopis omaette olemise aega, kes vajab sügavat hingetasandi mõistmist. Et kuulake või siis küsige oma lähedastelt, mis on see, mida nad vajavad tõepoolest ja avage see energia siis, et see tants oleks selline ilus, loomulik, kooskõlaline, energeetiline tähendab, et kas te mõtlete häid mõtteid nende inimeste peale, kas te võtate midagi ilusat, rikastavat koos ette. Et see on see, mis loob sellel perioodil küllust. Head suhted, koduteemad, kodu- ja perekonna teemad nii füüsiliselt kui aga eelkõige siis just energeetiliselt on ju kodupuhastust, kaunistage kodu, tooge rohelisi taimi koju, sättige unenäopüüdjad üles, mängige oma kodus head ilusat muusikat, ma ei tea, mantraid, Arvo Pärti või midagi, mis teile meeldib, võib-olla väelaule, laulge, mängige pilli, igaüks oskab muide pilli mängida, et tehke trumm käepärastest vahenditest endale, 2 puupulgast näiteks saab suurepärase rütmipilli teha. Et tooge laul, rõõm, tants oma koju, oma lähisuhetesse, just see on külluse võti sellel loomisperioodil. Ja liigun nüüd tervisekaartide juurde.
mis siis on need tervisevõtmed, millele tähelepanu pöörata sellel perioodil, loomisperioodil, et me oleksime terved, vitaalsed, elujõulised. On ju, tervis ei ole haiguste puudumine, tervis on eluga ühenduses olemine, vitaalsus, energia, elujõud ja väga-väga palju muud, on ju. Tervise puudumist me märkame, aga teadlikult hoida siis tähelepanu sellel ikkagi ka siis, kui me oleme terved. Ja tuleb välja suure arkaani kaart, tuleb 2 suure arkaani kaarti, siis, aga esimesena siis torn. Ja torn ütleb meile seda tervise teemal, et kui sa oled mingis vanas mustris kinni, siis nüüd sul on 2 võimalust. Kas mingis vanas sellises nagu stagnantlikus mustris, millest sa tegelikult, kui sa kasutad seda sama oma eristamisvõimet, millest ma rääkisin, sa saad aru, et see muster on vana, see on aegunud, see hoiab sind ahelates. Sa oled justkui kinni müüritud sinna torni sisse nagu Rapunzel, ootad seal päästjat selle asemel, et elada, tegutseda ja see hakkab sulle juba tervise peale ka mõjuma, võib-olla juba on esimesed sümptomid või energia on nii takistunud, et need sümptomid hakkavad juba varsti avalduma, siis torn ütleb nüüd seda, et sa pead ise sellega tegelema ja selle torni, need müürid endal ümbert, need ahelad endal ümbert maha raputama, hakkama siis seda vana stagnantlikku mustrit ise otsustavalt seestpoolt lõhkuma, õõnestama, võitlema end sellest vabaks, kui see on mingi töökoht, mida sa absoluutselt enam ei armasta, lihtsalt viimane aeg on sealt ära tulla. Kui see on suhe, mis on täiesti hapuks läinud, kus sa oled proovinud parandada, kõike luua või sa oled üldse selles suhtes nagu valedel kaadlutustel, kas mingitest materiaalsetest hirmudest või hirmust, et sa ei leia kedagi paremat või hirmust, et sa ei tea, kuhu sa elama lähed, mis iganes need näited on ju. Kui sa oled sellistes kohtades, mis tegelikult sind piiravad, ahistavad, võtavad su eluenergiat ära, siis nüüd on aeg see torn ise seestpoolt ära lammutada, liikuda sealt edasi, sellepärast, et torn ütleb ka, et kui sa ise sellega hakkama ei saa, siis elu lihtsalt lööb selle välk ja pauk selle äikese sinna sisse ja lammutab selle ära nagunii, sellepärast, et sa ei saa sinna kauemaks jääda, sa oled oma hingevalguse sinna ära blokeerinud ja see peab lõpuks nagunii lagunema ja kui sa seda ise ei tee, siis kui sa seda nii-öelda hoiatust ei kuula, ise ei tee, ise midagi ette ei võta, lämbud seal edasi, siis lihtsalt lööb see välk sinna sisse ja see ei pruugi olla mugav, see võib olla väga, väga ebamugav. See, kui töö mõttes on, siis kõige klassikalisemalt on see vallandamine või läheb ettevõtte üldse pankrotti või looja leiab nagunii võimaluse, kuidas sind sellest seisakust vabastada. Kui see on suhe, siis sa koged tõenäoliselt ise mahajätmist või mingit tohutut konflikti suhtes või lähevad asjad üliinetuks. Ühesõnaga väljast poolt tuleb looja armastav sekkumine, mis on tajuta väikese või maavärina või muu sellise nagu purustava energiana. Loomulikult on see sinu hingevabaduse kõrgemaks süvanguks, sinu tervise kõrgemaks süvanguks, sest me vaatame praegu tervisevõtmeid, aga sa lihtsalt võid tajuda seda nagu väga-väga rängana, raskena, valulikuna seda kogemust. Ja selleks, et seda siis mitte lasta seda asja nii kaugele, siis hakka seda torni ise lammutama. Sa kindlasti tead, millest ma räägin ja kuhu sa oled liiga kauaks jäänud. Järgmiseks jälle suure arkaani kaart armastajad. Ja mul kohe tuleb see ütelus meelde, et armastus on kõikide hädade ravim. Ja kui armastusest ei aita, siis suurenda doosi. Ja seda see kaart ongi tulnud siia ütlema, et kui armastuse sagedus lihtsalt on tervendav. Kui sa koged tervisemuresid või su lähedased kogevad tervisemuresid, siis suurenda seda armastuse doosi. Isegi kui sa ei saa sealt midagi vastu, see ei ole selline armastus, see on
see on see armastus, kus oled ainult sina, kus loed ainult sinu armastamise võime tervendab sind. Kui sa tahad seda vastupeegeldust ja ei saa seda teiselt inimeselt, siis armasta loodust, armasta lilli, kassipoega, iseennast, lapsi, vanemaid, loodust, päikest, merd, oma keha, oma südant, oma sisemist last. Oma sisemine laps vajab meil alati rohkem armastust ja seda ei saa kunagi liiga palju olla, nii et lihtsalt suurenda seda armastamise võimet. Ava seda, isegi kui on valus, isegi kui süda on haiget saanud, isegi kui on kurbus, siis lihtsalt vaikselt neid kaitsemüüre hakka õõnestama ise ja tunneta, kuidas sealt südamekeskusest hakkab seda armastust voolama ja kuidas kõik hakkab tervenema sinus. Kui sul on mõne organiga mure, siis lihtsalt pane käed sinna peale. Käed on meie südamekeskusest välja voolavad pikendused ja pane need käed sinna organi peale, sinna koha peale kehas, kus on valu või pinge ja lihtsalt saada seda lõputut armastust. Universumis ei ole sellest puudu, sina ise oled selle armastuse kiirgur, igiliikur ja lihtsalt luba sellel terveneda. Kui sul on südamevalu, pane käed peale ja lihtsalt kiirga siia samasse südamesse seda lõputut armastuse energiat seni, kuni see koht terveneb, lahustub, mitte miski ei suuda armastuse energiale vastu seista, mitte ükski müür ei jää püsima lõpuni, kui sinna anda piisavalt armastust. Ja see on selline energiaplahvatus, see kaart minu jaoks, nagu heas mõttes energiaplahvatus, et kui sa neid 2 eelmist soovitust järgid, seda torni hakkad, oma müüre, oma kette hakkad õõnestama, suurendad, keerad selle armastuse volüümi täitsa põhja, siis sellele järgneb selline energiaplahvatus, sinu suunas tulevad teised armastavad teod, head sõnumid, sind hakkavad ümbritsema kiirgavad, toetavad inimesed, sa saad kõik selle vajaliku, mida sa vajad tervenemiseks. Võib-olla sa satud õige tervendaja juurde, võib-olla sa satud kuulama õiget sõnumit, mis sinuni tuleb. Võib-olla sa satud mingisse seltskonda, mingile üritusele, mõnele rännakule, kus sinu jaoks täpselt on need võtmed. Et see on selline nagu heas mõttes energeetiline plahvatus, mis tuleb sinu juurde kokku. Kõik need energeetiliselt toetavad asjad. Ma võtan siin hästi palju on just sauade teemat ja niisugust energeetilist nagu sõnumit nendes kaartides. Ja viimaks jälle tuleme siia südame juurde tagasi, tuleb jälle äss siia lugemisse ka ja äss siis jälle tähendab seda jumalikku südame avanemist, jumalikku toetust, jumalikku tingimusteta armastust. Et see sõnum on see, et see looja armastus, looja kohalolu, see on piiritu, lõppematu ja meie kõige transformatiivsem organ on meie südame. Meil on mis iganes valu või mure, me tõstame selle mõttes oma südamesse ja meil on valus, me tõenäoliselt hakkame nutma, meil hakkab endast kahju ja need on kõik väga head märgid, sest me saame sellest aru, et meie süda teeb meie hüvanguks tööd, me saame kõik oma valud transformeerida läbi südamekeskuse, tõstes nad siia, nagu ta tõstab selle kausikesega on ju siia südame kohale selle mure, mis meid vaevab, mis iganes füüsilisel, materiaalsel, hingelisel tasandil, tõstame siia südame juurde ja siin läheb see täiuslik, looja poolt loodud täiesti täiuslik transformatsiooni koht tööle ja me saame kõik siin transformeerida armastuseks, kerguseks, vabaduseks ja äss ütleb jälle, et see ei ole selline ränk, raske füüsiline töö, vaid see on looja poolt toetatud, see on kõik niimoodi loodud jumalikul moel sinu kõrgeimaks hüvanguks ja lihtsalt usalda seda oma südant, seda oma südametarkust ja ära karda seda südamevalu, ära karda pisaraid. Pisarad on tohutu puhastava võimega, kui süda avaneb,
siis hästi sageli sellega kaasnevad pisarad, et ära karda neid tundeid, et need on ohutud, need on tegelikult õnnistuseks. Ja liigume siis edasi armastuse võtmete juurde ja siin on välja tulnud selline väga huvitav kaardirida. Nüüd tuleb see sama tantsiv ja mängiv poiss meil siin välja, kes enne üldistes energiates siis tuli tagurpidi ja ütles, et sellel materiaalsete mänguasjadel ei ole meil nagu sellel perioodil enam kohta, siis siin on vastupidi nagu armastuses tuleb ta õiget pidi soosinguna ja võib-olla see ongi siis selline nagu sisemise lapse tervendamise koht, et armastuses võib-olla tuleta meelde, millise energiaga sa lähenesid teismeeas, kui pühendunult, kui jäägitult, kuidas sa olid elevust täis, kuidas sa nii-öelda võisid siis metafoorselt seda serenaadi laulma minna trummiga, lilledega, armastatu akna taha, võib-olla teha talle mingi ülimaitsev õhtusöök, teha kingitusi. Et mündid on selline materiaalse maise käega katsutava tasandi kaart. Et ütleb, et minegi sellisesse energiasse nagu sellise noore armastaja energiasse või siis kui su suhe on juba kaua kestnud, siis tuleta meelde neid algusaegu, kus see teie suhe oli justkui selles lättes alles ja kuidas sa tahtsid rõõmustada, kuidas sa tahtsid koos aega veeta, kuidas te tahtsite toitu jagada, kvaliteetaega jagada. Et mine sellesse energiasse tagasi, tee kingitusi, ühesõnaga manifesteeri oma armastus kõikvõimalikul nähtaval käega katsutaval moel. Minge koos tantsima, laulge koos, mängige midagi koos, looge uuesti see selline füüsilises maailmas nähtav, katsutav, tajutav, noorusliku armastuse vaib. Siis järgmine kaart on selline konflikti energia ja ilmselt see periood siis, kui on mingid pinged suhtes, siis soosib sellist elutervet kaklust, et see auade viis ei ole selline elu ja surma peale kaklemine, see on pigem selline nagu mõõduvõtt. Ta võib olla isegi selline edasiviiv, arendav, kerge konflikt, mida ei tasu karta, pigem nagu kui sa pole öelnud välja neid asju, mis sul hinge peal on või mis sind häirivad või mis sind kannatava panevad, siis ütle need välja, mine sellesse elutervesse konflikti lihtsalt sisse, et kui on vaja saata kuhugi teine inimene, siis see on see koht, kus jah, saada ta lihtsalt sinna heasse kohta, jää samas nagu armastavaks ja tea, et see on selline eluterve konflikt, ütle välja oma vajadused, ära karda, et võib-olla teine vihastab või ärritub või reageerib kuidagi sellisel moel, mis sulle ei meeldi, et ära karda seda tüli tõusetumist, mine nagu rahulikult sellesse konflikti, löö õhk puhtaks lihtsalt, et kakle armastavalt, aga selline konflikti energia on õhus. Ja siis tahab ka selles ladumises jälle seesama armastuse energia, see universaalne jumalik väljast poolt tulev, lõputu, piiritu armastuse energia näidata, ehk siis panen nad siia kokku, et sa võid siin kakelda, sõimelda, nõusid puruks visata, mis iganes see sinu kaklemise stiil on, siis sa tea, et see on ümbritsetud sellise armastusega, see ressurss on lõppematu, see tülitsemine lööb õhu puhtaks, klaariks ja te lähete edasi nagu palju suuremas üksteise mõistmises, palju suuremas selguses, palju avatumate südametega. Ja kuna see jada oli natukene nagu selline, mis me siin ajas ennast segadusse, enne kui ma seda rääkima hakkasin, siis võtsin veel Lenormandidest ühe kaardi ka välja, et tuli selline võimas karu ja väike ingel, õrn ingel siis selle karu najale toetumas ja see karu on nagu meie selline
tohutu sisemine jõud, ma Taros võrdleksingi teda selle jõu ja väekaardiga, on ju, kus klassikaliselt siis naine taltsutab seda oma sisemist lõvi, tal pea kohal on see lemniskaat ja siis ta taltsutab seda sisemist lõvi, aga mitte siis sellise nagu toore jõuga alla surudes, vaid vastupidi nagu seda jõudu enesest vastu võttes. Ja siin see kaart selles ladumises ütleb mulle ka nagu, et usu sellesse armastuse jõusse, et see on nagu metsik, see on piiritu, see on usu enda armastamise võimesse ja ära püüa teist muuta teda, mitte kuidagi alla surudes, vähendades, ketti pannes, vaid lihtsalt usu sellesse armastuse väesse ja püüa näha ka teise inimese jõudu. Et vaata, et sa oma tegudega, oma soovidega, oma kapriisidega ei vähenda teist inimest, ei kastreeri oma partnerit selle asemel, et teda väestada, imetleda tema väge, tema jõudu, tema jumalikkust ja toetada teineteist siis selles armastuse väes. Et las see jõud on väga-väga võimas, et me kipume seda kartma, aga see eluvägi, see jõud koos armastusega ja vabadusega on tohutult võimas ja avab meile metsikult sügavamaid ja võimsamaid armastuse sügavusi ja armastuse kõrgusi. Ja viimaks siis lihtsalt sellised märksõnad siis spirituaalsusest, vaimsest kasvust, valgustumisest, looja poole püüdlemisest, enesearengust, enda avanemisest, avardumisest huvitatutele. Ja esimene siis, siia tuleb muideks hästi palju romantikakaarte, nii et esimene on selline käest kinni koos, see võib olla selline õe-venna armastus, see võib olla mõttekaaslaste vaheline ülihea emotsionaalne klapp või siis suhtes koos partneriga siis millegi ettevõtmine, mingite sügavate hingetasandi vestluste pidamine, et need on need märksõnad siis, mis on hästi toetavad, et selline hingepartnerlus, võib-olla ka hingesugulase leidmine läbi siis mingite vaimsete hingeliste mõtestatud, hingestatud sündmuste, sest siit tuleb välja ka selline puhas romantikakaart, selline valge hobuse ja roosidega rüütel siis, et võib-olla tõepoolest spirituaalsus ja ka romantiline armastus käivad sellel perioodil käsikäes, nii et ole valmis siis võib-olla see armastus, mis sinu elus on, avab sind vaimsusele, rohkem loojale, aitab sul avaneda, vaimselt kasvada või siis vastupidi, see sinu vaimsed otsingud, looja otsingud viivad sind just romantilise armastuseni. Siis tuleb siia selline kaart, mis mul ka lugemistes on viimasel ajal mitu korda välja tulnud ja siin see on selline koht, vaadake, see aed on tegelikult nii madal, ta saaksid vabalt üle astuda ilma igasuguse pingutuseta, on ju. Aga näiteks elevante hoitakse niimoodi kütkes, et seotakse väiksel elevandi pojale nöör ümber jala ja ta saab aru, et ta ei saa seda nööri katki tõmmata ja kui ta on suureks kasvanud, tegelikult saaks ta selle nööri mängleva kergusega katki tõmmata, edasi liikuda, minna, aga ta usub ikka veel, et see nöör hoiab teda kinni, sest ta hoidis teda kinni, kui ta oli veel väike. Ja siin on minu jaoks samasugune märk, et kui sul on selline takistus, mida sa kunagi uskusid, et see sind hoidis tagasi, see ei võimaldanud sul minna, su vanemad ei lubanud sul, ma ei tea, valida ülikoolis seda ala, mida sa tahtsid või suhelda nende sõpradega, keda sa tahtsid või vanemad ei lubanud sul abielluda selle oma südame järgi välja valituga siis, ja sa usud seda jama veel siiamaani,
siis vabasta see endas ära, kui ise ei oska tulerännakusse, astu sellest, lihtsalt sellest aiast üle, tõmba see nöör katki, sellepärast, et sinu tuli põleb, sa oled kõikvõimas, sa suudad palju rohkem, kui sa usud ja need pisendavad uskumused sulle räägivad, et nendest on aeg totaalselt nagu välja astuda. Siis see kaart räägib sellisest taevasest küllusest. Kui siruta looja poole ja sa saad kõik vahendid, mida sa vajad. Tunne ära see, leia see oma hingelind üles, on ju. See hingelind luba